tere sulle, kes sa minu kanalit jälgid või siia juhuslikult sattunud oled. Praegu just tuli päike välja, teen oma ladumist õues ja nagu sa näed, siis valikus on siin 5 varianti. Kellukesest alustan. Siis on iisop, siis on leeklill, selline madal floks. Siis on lavendel ja sügisaster. Et vali endale üks variant ja mina siis selle variandi juures vaatan, et milline saladus see on, mis nüüd enne aasta lõppu veel sinu jaoks ilmsiks tuleb. Nii, ja alustan sellest kellukesest, mis on täitsa vihmamärk. Võtan õelalt selle paki, kus on kaartides vahvad valikud. Nii, milline saladus? Kui sa valisid kellukese, siis mis teemal, milline saladus see on, mis sinu jaoks päevavalgele tuleb? Siin on midagi, mida on hästi pikalt hoitud nagu varjul või peidus. See on pikaajaline saladus. Ja püüan siia täpsustust leida. Et see on pikaajaline saladus, keegi sinu lähedastest plaanib teha oma elus mingeid muudatusi, alustada millegi uuega. Ja see on pikk planeerimine, ta on pikalt valmistunud, ta on enda jaoks kõik ilusasti läbi mõelnud, aga sind ei ole sellest teavitanud. Aga sind ei ole sellest teavitanud. Ja ma ütleksin niimoodi, et selle saladuse puhul on niisugune olukord, et sa ise oled suht sarnane inimene, ega sa oma ideid ja mõtteid tulevikuga seotud ei jaga. Ja mingis mõttes sa näed nagu peegeldust. Et sa nõustud inimesega, et ta on leidnud lahendused, aga see viis, kuidas ta lahenduste poole liigub, on sinu jaoks nagu liiga jonnakas. Et isegi kui sa püüad tal nagu peegeldada või tal nagu näidata, et see tema välja mõeldud tee ei ole õige, siis sa pead arvestama, et see on nagu eesli edasi sikutamine. Et ega ta eriti järgi anda ei taha. Ja võib-olla ta ei taha isegi tunnistada, et tal nagu, millised need plaanid tal täpselt olnud on. Ja siin võib olla ka selline, ütleme ühel juhul 5 võib olla selline olukord, kui sul on selline püsiv paarisuhe, siis inimene võib olla otsustanud vahetada elukohta, mis tähendab siis, et ta võib olla otsustanud mitte sinu juurest tingimata lahkuda, aga näiteks, et müüme selle korteri ära, ostame maja või müüme maja ära, ostame korteri, et mingi selline kinnisvaraalane tehing siin võib olla või siis mingi laenu võtmine kinnisvara peale. Et see on see, mis sinu jaoks enne aasta lõppu avalikuks tuleb. Ja võtan siis ka nõuandekaardi, et kuidas siis selles situatsioonis käituda. Ja nõuandekaart on nagu, nõuanne on väga lihtne, et kui sa oma südames suudad aktsepteerida, siis nii on. Et mida iganes sa otsustad, sa pead oma otsuse tegema südamega ja mitte mõistusega. Ja kui sa südamega otsustad, siis tegelikult nagu elu ise hakkab lahendusi tootma, kuidagi sind hoidma ja juhtima ja kõik laheneb suurepäraselt. Et siin ei ole üldse ohtugi, et see ei ole mingi ebameeldiv üllatus sulle, eks ole. Ja positiivne lahendus on tegelikult olemas, aga jah, sa pead situatsiooni vaatama siis mitte Exceli tabelites, aga südamega. Nii, tänan sind. Kui sa valisid selle iisopi, siis milline on see saladus, mis sinu jaoks ilmsiks tuleb?
enne kui see aasta lõpeb, millest sa teada saad, mida on sinu eest varjul hoitud, aga sul õnnestub kuidagi infoni jõuda. Ahaa, et see on nüüd seotud kuidagi mingi suurema seltskonnaga. Et siin on naine. Siin on keegi naine, kes on jätnud endast võib-olla targema mulje, kui ta tegelikult on. Et siin võib olla nagu kahtepidi, ühtepidi võib ilmsiks tulla, et keegi, keda sa oled pidanud idioodiks, lollike, mida temaga teab, tuleb välja, et mingis elulises situatsioonis on tema teadmised oluliselt suuremad kui sinu omad. Või siis teistpidi, et keegi, keda sa oled pidanud väga targaks nõuandjaks, tegelikult satub raskustesse, oi tuul, ja tegelikult ei oska sulle nõu anda. Ahaa, kaardid hakkavad ise kohale lendama. Sa pead mingi olukorra ümber hindama. Ja. Mingi tarkuse ja teadmistega seotud olukorra pead ümber hindama ja see, kui sa oled ise naine, see võib puudutada ka sind ennast, et sa võid mõelda, et sa teadsid kõike, kõik oli lihtne, selge ja võib selguda, et ega ikka ei teadnud küll. Ja suur, mingi väga suur ümberhindamine toimub siin. See, mis sinu jaoks nagu see koht, kus sa avastad, et kas keegi teine on väga ebaõnnestunud või vastupidi, on väga palju targem, kui ta on välja näidanud. Paneb sind tegema täiesti teistsuguseid otsuseid. Mingi situatsiooni oma elus sa pead täiesti uue pilguga vaatama. Et tõenäoliselt on see tööalane olukord, kus näiteks võib selguda, et sinu ülemusel on keegi teine favoriit, kedagi teist peetakse targemaks, andekamaks või vastupidi. Et võib selguda, et sinu ülemus on sinust endast väga heal arvamusel. Et sind hinnatakse kõrgemalt, kui sa üldse arvasid. Tööalaste muutustega on see seotud. Ja. Lihtsalt uudishimust. Et mis tahes see olukord on, mis ümberhindamist sinu jaoks vajab. Igatahes tulemus on sulle positiivne, et on küll, tekitab väga palju emotsioone, aga kuna siin see persooni kaart tuli välja koos südamekaardiga, siis see tähendab, et see tegelikult sul on võimalik saavutada midagi, mida sa tõesti oled südamest tahtnud. Nii, ja mida sa peaksid selle heaks tegema? Tuul puhus mu küünla ära, kohe panen uuesti. Tead, mida sa pead tegema. Et sa pead tegema niisugust asja, et ära mängi tähte teatri laval. Et sina üksi ei paranda maailma, sina üksi ei suuda muuta mitte midagi, sina ei ole nagu kogu selles kontekstis kõige tähtsam. Et sa ei tohi endale nagu ise nõuda liiga palju tähelepanu. Jah, ei tohi staaritseda. Siis on kõik hästi. Et kui sa tahad särada, siis ainult teadmistega, faktidega.
ülikonkreetsete teadmistega, muidu mitte. Ja nii on. Nii. Kui sa valisid selle leeklille, selle madala floksi, mis teemal on see saladus, mis sinu jaoks ilmsiks tuleb, enne kui see aasta läbi saab? Millest sa teada saad? No kuidas see võimalik on? Ahaa. Ühesõnaga, sina saad teada, et keegi, keda sa oled usaldanud, on tegelikult hunt lambanahas, on nagu madu sulle mingi jama kokku keeranud, mingi, ma ei oska öelda, et see võib olla, see on naine, kes on siis kas kuidagi sinuga manipuleerinud, sulle valetanud, sulle mingeid petlikke lootusi andnud ja see on olnud pikaajaline tegevus. Või siis teine variant, pikalt peidus olnud tegevus. Kui sul on paari suhe, siis sa võid avastada, et sul on võistleja. Ja siin see olukord on niisugune, et see sinu võistleja on, ei ole siis vahet, kas tööalane või paari suhtes või võistleja on, et ta pigem võib olla tööalane, aga et ühel või teisel moel on ta siis, ta ei pruugi olla su töökaaslane, ta võib olla näiteks sinu ülemuse elukaaslane või ülemuse armuke või ma ei tea, raamatupidaja või aga ta on üksildane inimene. Ta on inimene, kes nagu, ta ei torka silma, sa ei oska teda märgata. Aga samas ta mõjutab kuidagi sinu eluprotsessi. Sa saad aru, jah, õige on öelda nii, et sa saad aru, et keegi on mõjutanud sinu elulisi otsuseid, sinu elulisi protsesse, vahet ei ole siis mis suunal. Ja see ei pruugi olla tingimata negatiivne, aga millegipärast sina tajud seda inimest kui võistlejat. Kui kedagi, kes nagu astub sulle kandadele või kelle varjus sa ise oled. Et kõige negatiivsemal juhul võib siin olla niisugune olukord, et kus sa oled kuulanud sellise inimese nõuandeid, kelle nõuanded tegelikult tähelepanu ei vääri, või siis tööalases mõttes, et siis sinu kollektiiv võib-olla on kuulanud, võib-olla on siis olnud keegi naine, kes on mingeid otsuseid mõjutanud. Kõige positiivsemal juhul saad sa aru, et keegi naine on mõjutanud sinu saatust nii, et see on olnud stabiilsem, kui ta oleks võinud olla. Et on kuidagi mingid tormid su elus nagu juba enne ära tasakaalustanud. Enne kui nad üldse tekivad. Ühel või teisel moel, et kui sa siis näed läbi selle konkreetse naise käitumise, siis tegelikult see annab sulle nagu mingi sügavama teadmise sellest, kes sa oled ja sellest, millises eluetapis sa oled. Siin ei ole negatiivset tulemust, et tulemus ise on positiivne. Et sa näed selgemalt seda hetke, kus sa praegu elus oled jõudnud ja sa suudad mis tahes raskustes vaadata seda kui etappi, midagi, mis möödub, midagi, mis ei ole jääv. Ja sa võid otsustada, et sa periooditi ikkagi neid nõuandeid vajad.
või seda kõrvalt pilku, isegi kui sulle tundub, et sa selle inimesega võistled. See on, ma ütleksin, niisugune positiivne konkurents on siin. Et kui me räägime paarisuhtest, juhul kui sul klikkis ära paarisuhte peale ja et paarisuhtes on selline keeruline olukord ja nüüd tuleb ilmsiks, et selline situatsioon ongi, siis tead, see on ajutine teema, see tuleb ja läheb, see ei jää. Ja ka seda olukorda on võimalik lahendada. Et sellepärast nagu väga, mina ütlen, et mina väga ei muretseks, siis seal mingit tegelikult siis nagu mehe poolt mingit sügavat huvi ei ole, et ikka on neid naisi, kes parasjagu vaba või mitte väga vaba meest otsivad, aga tõenäoliselt siis sinu suhtepartner ei võta vedu. On selle jaoks liiga tark või oled sina liiga tark. Nii. Võtan siis nõuandekaardid ka, et mida teha või mida mitte teha või mis need nõuandekaardid tulevad. Ahah. Jesus Christ, olgu. Ühesõnaga vahet ei ole, kas me räägime sinu suhtepartnerist või räägime sinu ülemusest. Et sinu asi on näidata, et kusagil on see helge tulevik, et tegelikult on olemas lahendused, et hoida üleval seda usku, et hoida üleval seda usku, et kõik laabub, et kõik laheneb. Ja siin on ka see mõte, et isegi kui sinu jaoks mingi suhe lõpeb, siis tegelikult ei ole see maailma lõpp, siis see oli vajalik, siis see oli super, see oli hea, see oligi parem, mis sai juhtuda. Et suhte lõppemise all, et ma pean siis silmas mitte ainult seda, et kui see on näiteks tööalane suhe, mitte et sa lähed töölt ära, aga kui sa muudad oma suhtumist, kui sa otsustad, et see ei defineeri sind inimesena näiteks, või ka paarisuhte osas, et võtad ohjad oma kätte ja võtad teise inimese vastutust vähemaks, otsustusvõimet vähemaks, siis see on juba väga suur samm edasi. Vot selline veider ladumine. Nii. Tänan sind, loodan, et sul läheb hästi. Need, kes valisid lavendli, üritan nüüd siis jälle seda küünat siin ellu äratada. Et kui sa valisid selle lavendli, siis millised saladused sinu jaoks ilmsiks tulevad enne, kui see aasta läbi saab? Millised saladused tulevad sinu jaoks ilmsiks enne, kui see aasta läbi saab? Siin on, sinu elus on keegi, keda sa pead väga targaks. Ja sa saad aru, et tegelikult on ka tema juhitud emotsioonidest. Et tema nagu siis seisukohad või otsused ei ole püsivad. Et need tegelikult on muutlikud. Ja ühest küljest see võib olla, et sa näed läbi, et milline on inimese kohanemisprotsess, millist mudelit ta rakendab selleks, et erinevates situatsioonides toime tulla. Aga teisest küljest siin võib olla ka niisugune nagu autoriteedi langemine, et kui sa oled uskunud, et keegi on alati tasakaalukas, meelerahulik, niisugune elutark ja stabiilne, et sa võid avastada, kui tugevad emotsioonid tal on või millised sõltuvused tal on, millest tema on sõltuvuses, mis teda käima tõmbab. Tõenäoliselt see persoon, kellest me siin räägime, on mees, niisugune jõuline persoon, selline terava keelega, hästi tugeva eluenergiaga, hästi jõuline. Sul võis olla tunne, et teda ei murra miski, teda ei liiguta miski, teda ei häiri miski, ta on alati iseendaga heas kontaktis, tuleb kõigega toime, et tegelikult ei tule.
et sa näed siin ära mingi sellise mingi autoriteedi languse ja tänu sellele siis pead kuidagi pead kõik oma kokkulepped selle inimesega üle vaatama. Et ikka seesama, et kui palju vastutust sa saad talle anda, mille eest üldse suudab vastutust kanda. Sa tõenäoliselt loobud mingitest uutest ettevõtmistest, loobud mõttest, et tema annab sulle kuidagi mingit sisendit või sind rahustab või tasakaalustab. Et pigem siin on see, et inimene, kellesse sa oled nagu enda arvates väga palju panustanud, sa oled temasse uskunud, et tuleb välja, et ta ei ole nii tugev, ta ei ole nii suutlik, tal ei ole seda jõudu ja et mingites situatsioonides on ta nagu suur laps, kes on emotsionaalne ja jonnib ja trambib jalgu. Ja nõuanne, et kuidas sina siis peaksid käituma, et see olukord laheneks sulle parimal moel. Tead, tee kõik need muudatused ise, mida sina vajalikuks pead. Ära pea mingeid läbirääkimisi, lihtsalt mine ja tee. Ja siin on ka selline nõuanne, et sa tegelikult võiksid rohkem suhelda erinevate inimestega, et sa oled nagu oma fookuse hästi seadnud ühele persoonile. Oma elu üles ehitanud nagu ühe inimese peale. Vahet ei olegi, kas see on siis paari suhtes, et see partnerile väga suur keskendatus, et kõik lootused on tema peal. Või siis niisugune suhe, mis ei idane, ei mädane, ei liigu mitte kuhugi. Nii suurepärane mees, aga no mitte midagi ei toimu. Ja et ole avatud uutele suhetele, uutele inimestele, käima, ei tea, näitustel, kontserditel, pidudel, kohvikutes, see võib tähendada ka internetisuhtlust, eks ole. Too oma ellu uusi inimesi. Vii oma tähelepanu teistele. Et see inimene, kes sinu silmis niimoodi kukub, peakski mingiks perioodiks jääma üksi oma pead, ilma sinu positiivse tähelepanuta. Et ei ole mõtet tema ego toita ja talle energiat juurde anda. Ja nii ongi. Aitäh. Nii. Et kui sa nüüd valisid selle sügisastri, hästi haprakene, milline on see saladus, mis sinu jaoks ilmsiks tuleb? Enne veel, kui see aasta läbi saab, millest sa teada saad? Sina saad teada, et keegi on kuidagi teinud mingi tulevikuplaani selles suhtes, kuidas sina peaksid tegutsema, liikuma, toimetama. Keegi on planeerinud sinu tulevikku. Sina ise ei ole sellest üldse teadlik. Keegi on mõelnud, kuidas, siin võib olla nagu ühest küljest tulevik selles mõttes, et kuidas sa saaksid oma unistustele lähemale liikuda, aga teisest küljest see võib olla ka see, et inimene võib arvata, et ta teeb sulle head. Aga see ei pruugi alati olla sinu tahe, see hea. Et teie arusaam heast ei pruugi kattuda. Jaa. Ei, see on positiivne. Ja, et ma arvan, et siin tõenäoliselt keegi tahab sind viia mingile väljasõidule või reisile või sinuga koos niimoodi kuidagi lõbusalt aega veeta, komplimente teha. Keegi saab aru, et sul on vaja vaheldust, et sul on vaja, need on sellised väikesed muutused, et see ei ole nagu midagi kapitaalset, et see ei tähenda seda, et kolime Türki, on ju. Või ostame, ma ei tea, Kreetal maja, et keegi püüab sinu ellu tuua uut hingamist, uut liikumist, et sul oleks lihtsam oma unistustele lähemale liikuda. Et see võib olla niisugune inimene, kes ta võib tunduda sulle ebapraktiline, võib tunduda, et ta on nagu need väga targad inimesed, kes elulistes asjades on tegelikult väga rumalad.
et igapäeva praktilise eluga ta võib-olla ei tule nii hästi toime, aga kõige muuga ehk siis sellise emotsionaalse toe pakkumisega ja võib-olla ka mingis mõttes siis energeetilise toetusega saab ta suurepäraselt hakkama. Et mingi selline mõte siit koorub. Ja et see on selline situatsioon, niisugune saladus, mis tegelikult muudab paremaks sinu paarisuhte või sinu võimaluse paarisuhet luua. Nii et noh, mina ütleks, et see on nagu väga positiivne ladumine. Ja siin võib olla ka nii, et mis võib-olla ongi nii, et kuidagi on siin selles olukorras on siis ka mingilt mehelt tulevad sõnumid, mis tõstavad sinu hinda su enda silmis, tõstavad sinu väärtust, annavad sulle sellist eneseväärikust juurde, panevad sind tõeliselt särama. Jaa, väga hea, see meeldis mulle. Nii, ja ma küsin siis nõuandekaarte ka, et kuidas siis selles situatsioonis käituda, kui sulle tundub, et sinu eest on midagi varjatud, isegi kui see on positiivne ja mingi saladus on ilmsiks tulnud. Et kuidas siis sina peaksid selle uue info vastu võtma ja mida tegema, sest minul endal on küll raske üllatustega toime tulla, isegi kui need on väga toredad. Tead, ükskõik kui keeruline see olukord sulle ei tundu, murra ennast sellest läbi, isegi kui sulle ei meeldi üldse mõte mingist, ma ei tea, peost, väljasõidust, meelelahutusest, mine. See saab olema see nagu minek, see enda väljasundimine saab olema jube raske, et nende ideedega kaasa minna. Hästi keeruline sinu jaoks, aga mine, sest see toob tõesti ellu uue hingamise ja pöörab kuidagi pöörab sinu saatust. Et ja see situatsioon aitab sind jõudsalt edasi kõikides südameasjades. Paarisuhte teemad, laste ja vanematega seotud teemad, kui sul on nagu töö, mida sa hästi südamega teed, kogu põlemisega, kogu kirega, kogu oma olemisega, siis see võib olla ka töö võib olla see, et mida sa kannad oma südames, eks ole, ja millest siis tänu sellele mingile sinu jaoks vastuvõetamatule olukorrale tekib tegelikult positiivne pööre. Ja lepi olukorraga, on küll raske. Et sa ilmselt ei ole ka üllatuste inimene, sulle väga ei meeldi, kui sind üllatatakse, et kui mingid saladused tulevad päevavalgele, siis sa lähed paranoiliseks, et midagi on siin sinu selja taga planeeritud ja inimesed on mõelnud sinu eest ja sind otsustusõigusest ilma jätnud ja kindlasti nad ka teavad, kuidas sa peaks reageerima, on ju. No püüa see kuidagi üle elada, sest su elu tõesti saab uue hingamise. Luba sellel juhtuda. Nii, aitäh. Aitäh.